Ukraina on saanud robotisõja meistriks. Selles pole mingit kahtlust. Ukraina robotarmee kasvab. See muutub järjest tugevamaks ja mängib otsustavat rolli, aidates Ukrainal võita oma sõda Venemaa vastu. Keegi ei osanud seda ette näha, kui Putin tungis kallale. See, mis pidi olema meeste ja metallisõda, on muutunud. Nüüd ei tee Ukraina heaks enam kõige olulisemat tööd isegi mitte inimesed. Numbrid on teada. Maapealsed robotid teevad Ukraina heaks rohkem kui kunagi varem. Ja üks silmapaistvamaid USA ametnikke on kuulutanud, et oleks tohutu viga, kui Ameerika sõjavägi ei järgiks Ukraina eeskuju. 9. juuli raportis avaldas Euromaidan Press, et Ukraina maapealsed robotid viisid juunis läbi rohkem missioone kui üheski varasemas kuus kogu sõja jooksul Venemaaga. Need metallistimed on muutunud rindel tavaliseks nähtuseks, kuna nad teevad kõike, alates varustuse ja varude vedamisest kuni sõdurite evakueerimise ning mõnel juhul isegi rünnakute korraldamiseni Vene positsioonide vastu. Ukraina kaitseministeeriumi sõnul viisid Ukraina maapealsed robotid juunis läbi üle 16 600 logistika- ja evakuatsioonimissiooni. Ja riigikaitseminister Mihhailo Fedorov selgitab, miks see oluline on. Iga missioon, mille robot täidab sõduri asemel, on potentsiaalselt päästetud elu, kinnitab Fedorov. Me ei oleks seda ise paremini öelnud. Kuid veelgi märkimisväärsem kui Ukraina maapealsete robotite juunis täidetud missioonide arv on nende robotmissioonide järsk kasv, mida oleme näinud. Siin on ülevaade. Jaanuaris täitsid maapealsed robotid 7511 missiooni. Veebruaris tõusis see arv 7960 nii. Siis oli see märtsis 9072, aprillis 11028, mais 14059. Juunis lisas Ukraina oma igakuisele kogusummale 2500 missiooni ja see peab Venemaad muretsema panema. Kui Ukraina jätkab seda trendi, siis varsti ei vii rindel enam ühtegi logistilist missiooni läbi sõdurid. Venemaa jaoks tähendab see vähem võimalusi Ukraina sõdurite tabamiseks, mis omakorda võimaldab Ukrainal oma kindlustusi kauem tugevana hoida. See kõik tähendab Venemaa jaoks rohkem kaotusi, ehkki kaudselt. Kõik see tähendab, et Ukraina maismaarobotid täitsid juunis 18,6% rohkem missioone kui mais ning nende töömaht on alates jaanuarist enam kui kahekordistunud. Juunikuu näitajad on 122% kõrgemad kui need, mida nägime aasta esimesel kuul. Kokku on Ukraina robotid 2026. aasta esimesel poolel täitnud üle 66 300 missiooni. Ja nüüd on Ukrainal lihtne eesmärk. Asendada sõdurid maismaa robotitega, et viimased täidaksid 100% rindelogistika missioonidest. Ainus asi, mis Ukraina praegu tagasi hoiab, on ühenduvus, mitte riistvara, ütleb kaitseministeeriumi nõunik Serhii Buskresnov. Et viia oma droonide armee täispotentsiaalini, peab Ukraina ületama takistused, mida maastik, metsavööndid ja linnataristu tekitavad signaalidele, mis hoiavad maismaaroboteid töös. Oleme näinud, kuidas Ukraina on selle sõja algusest peale pidevalt uuendusi teinud. Ukraina leiab lahendused, võib-olla kasutades tehisintellekti marsruutide automaatseks leidmiseks, nii et signaali kadumine poleks enam probleem. Aga see jääb tulevikku. Praegu on kindel see, et Ukraina on 100% pühendunud sellele, et maismaarobotid oleksid oma rindestrateegia võtmeosa. Ja seda ei ütle ainult kaitseministeerium. Ukraina sõdurid on samuti täielikult selle poolt, et lasta robotitel neid asendada kõikjal, kus see võimalik on. Ukraina kaitseministeerium ütleb, et erinevad üksused rindel on juba mais saanud Dotchaini kaitserelvade turu kaudu 1028 erineva konfiguratsiooniga maapealset robotit. See on oluline, sest see turg põhineb punktisüsteemil. Sõdurid saavad punkte erinevate saavutuste eest, sealhulgas droonide hävitamise ja maapealsete robotite operatsioonide lõpetamise eest. Seejärel vahetavad nad need punktid süsteemide vastu, mida nad rindel kõige rohkem vajavad. Nii et see ei ole lihtsalt 1028 maapealset robotit, mis on kohale toimetatud. Need on 1028 robotit, mille on rindel olevad sõdurid spetsiaalselt välja valinud, sest neid on vaja. Ja lisaks kõigele sellele avaldab Euromaidan Press, et sõdurid on sellest turuplatsilt kokku tellinud 3062 maapealset robotit, mille väärtus on $46,6 miljonit. Teisisõnu, kaitseministeeriumi püüdlust lasta maapealsetel robotitel võtta üle rindel olevad ülesanded toetavad just need samad sõdurid, keda need robotid asendavad. See võib olla esimene kord, kui inimesed tegelikult tahavad, et robotid tuleksid ja võtaksid nende töö üle. Eesmärk on, et kogu rindelogistika oleks robotite hallata. Selle eesmärgiga on Ukraina sõdurid täielikult nõus. Ameerika Ühendriikides on üks mees väga selgelt öelnud, et on viimane aeg, et Ameerika hakkaks tõsiselt tähelepanu pöörama Ukraina droonide ja robotite revolutsioonile.
Šokeeritud Ukraina saavutuste tõhususest märkis senaator Lindsey Graham 10. juulil, et oleks tohutu viga, kui USA ei teeks Ukrainaga koostööd, et kasutada ära riigi üha kasvavat drooni- ja robootika ekspertiisi. Need kommentaarid tegi Graham Ukraina külastuse ajal, kui ta tutvustas droonitootja Skyfalli tootmisrajatisi. Täna külastasin tipptasemel ettevõtet, millel on tohutu tootmisvõimekus ja mis toodab tehnoloogiaid, mis on palju arenenumad kui kellelgi teisel planeedil. Vajadus on leidlikkuse ema, ütles Graham, visades seejärel oma hoiatuse USA-le. Ma arvan, et oleks Ameerika jaoks tohutu viga mitte teha Ukrainaga koostööd droonide valdkonnas. Nad on valmis aitama, sest meie olime valmis toetama Ukrainat tema kõige raskematel aegadel, kuulutas Graham. Selle loo osale on kahjuks lisandunud kurb järelkiri. 12. juulil tuli uudis, et senaator Graham oli pärast lühikest ja ootamatut haigust lahkunud. Üksikasjad alles selguvad, kuid Graham oli just naasnud oma reisilt Ukrainasse, kus ta kohtus president Volodõmõr Zelenskiga. Lisaks Skyfalli rajatise külastamisele kutsus ta Ühendriike üles liituma Ukraina droonide ja robootika revolutsiooniga. USA president Donald Trump nimetas Grahamit tõeliseks Ameerika patrioodiks. Graham kasutas sisuliselt oma viimast sõnumit, et öelda USA-le, et see, mida Ukraina teeb, on midagi erilist ja Ameerika sõjavägi peab sellega kaasa minema. See on kurb šokk, kuid see võib panna USA mõistma, et Ukrainast on saanud palju väärtuslikum partner, kui keegi oleks osanud arvata. Maapealsed robotid on vaid üks põhjus, miks see partnerlus on Ameerika jaoks nii väärtuslik. Sest Ukraina näitab iga päev, et nende tehnoloogilised edusammud võimaldavad neil initsiatiivi Venemaalt üle võtta. Vaatame korraks Venemaa poole. Kui Ukraina maapealsed robotid tegutsevad rindel, siis Vene sõdurid peavad kindlasti igatsema midagi sarnast, mis neid toetaks. Ukraina korraldab rindelogistikat robotite abil. Venemaa puhul peavad sõdurid ole kõike käsitsi tegema, sest Putin sunnib oma vägesid surmamarsile, mis tema armeed hävitab. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui saate sellest videost uusi teadmisi, siis kindlasti vajutage tellimisnuppu, et ei jääks ilma meie järgmistest saadetest. Viime teid Hersoni rindele. Sel teatab United 24 meedia, et Vene sõdureid sunnitakse marssima üle 10 kilomeetri, et üldse rindepositsioonidele jõuda. Aga Putini vägede jaoks pole probleemiks ainult droonidest kubisevate tapatsoonide läbimine. Need sõdurid peavad laskemoone varustust jalgsi kandma, et jõuda Dnipro suunale, kus käib äge lahing Hersoni territooriumi pärast. Seda logistilist väljakutset süvendab asjaolu, et Ukraina väed laiendavad oma tapatsoone, et katta rohkem territooriumi, mille kaudu Venemaa väed peavad läbi rühkima. Selle avalikustas Serhii Sahajev, kes on Ukraina 34. eraldiseisva merejalaväebrigaadi pressiesindaja. Oleme kehtestanud nii tugeva kontrolli, et laiendame oma tapatsooni iga päev. Kui vaadata kaarti, siis Kastarozhova, Radensk, Vene väed ei saa seal enam end turvaliselt tunda. Me saame neid kõikjal tabada, üles leida ja hävitada. Võime öelda, et initsiatiiv on meie käes, ütles Sahajev, enne kui ta selgitas, mida Ukraina väed nüüd rindel näevad. Venelased ei saa enam oma positsioonidele sõidukitega ligi. Nad peavad laskemoona ja varustust ise kandma ning kõndima 10-11 kilomeetrit, et jõuda jalaväe või suurtükiväe positsioonideni. See, mida me siin näeme, on surmav kontrast. Ukraina asendab sõdureid, kes varem selliseid teekondi ette võtsid, robotitega, keda on liikumisel raske märgata ja kes on saanud osaks moderniseeritud logistikaahelast, mis hoiab Ukrainat elus. Venemaa vastus on, nagu alati, saata mehi kahurilihaks. See ei suuda Ukrainaga robotite vallas sammu pidada, seega laotakse laskemoon ja varustus sõduritele selga ning kästakse neil läbi tapatsoonide marssida. Need sõdurid, koormatud sellega, mida nad kannavad, liiguvad aeglasemalt ja muutuvad ilmseteks sihtmärkideks Ukraina alati kohal olevatele droonidele. Niipea kui sõdur märgatakse, on kõik läbi. Kas nad surevad droonirünnakus või peavad nad ellujäämise nimel maha viskama oma koorma ja jooksma, et üldse mingit võimalust ellu jääda? Igal juhul laguneb Vene rindelogistika koost. Et just Putini läbikukkumine investeerida sellistesse tehnoloogiatesse, mida Ukraina nii hästi kasutab, ongi selle põhjuseks. Tulemused rindel räägivad enda eest. Samal juunikuul, mil Ukraina püstitas oma maismaa robotite rekordi, püstitas Venemaa oma enda sünge rekordi. 39 490 lahingukaotust. Ukraina liigub lähemale oma eesmärgile saavutada 50 000 kaotust kuus, mida nii Fjodorov kui ka Zelenski ütlevad olevat piisav, et muuta Putini alustatud sõda värbamise seisukohalt jätkamatuks. Venemaa ei leia oma logistikaprobleemidele lahendusi. Liiga lisab, et asi pole ainult neis mõnes kilomeetris enne rindejoont, kus Putini väed saavad hävitavalt pihta, enne kui nad suudavad varustuse ja laskemoona vajalikesse kohtadesse toimetada. Vene sõjaväe logistika.
20–70 kilomeetri sügavusel muutub Venemaa jaoks üha kulukamaks ja ohtlikumaks, kuna Ukraina laiendab oma droonide tegevusulatust. Märkasime viidet sõidukite puudusele Hersonis. Sama toimub üle kogu Ukraina, kinnitab Ruslan Musitšuk, kes on Ukraina rahvuskaardi pressiesindaja. Musitsuki sõnul on Vene varustuskolonnid minevik. Parimal juhul suudab Venemaa nüüd välja panna vaid üksiku sõiduki, mis muutub Ukraina droonide jaoks ilmseks sihtmärgiks. Ukraina on laiendanud oma rünnakuid Vene laskemoona ja kütuseladude vastu veel 30 kilomeetri võrra, et seda probleemi süvendada. Ja nüüd on jõutud sinnamaani, et selliseid sihtmärke tabatakse iga kuu üle 190 sellise sihtmärgi. Kui minna veelgi kaugemale rindest, 50–200 kilomeetri kaugusele, näeme sarnast hävingut. Atlantic Council toob välja, et veel üks Ukraina robootika innovatsioonidest, keskmaa droonid, muudab Venemaal peaaegu võimatuks hoida rindetagusel alal stabiilset logistilist võrgustikku. Need droonid ründavad veoautosid, mis kasutavad logistilisi marsruute, mille Venemaa on okupeeritud aladel rajanud. Nad hävitavad õhutõrjesüsteeme, droonide stardipaiku ning juhtimise kontrollpunkte, mis on loodud Venemaa rünnakute organiseerimiseks rindel. Krimm on tundnud seda kaost Venemaa tagalas ja võitleb nüüd tohutu kütusepuudusega, kuna Ukraina isoleerib poolsaart. Kuid mõju on tunda kogu Ukrainas. See on mitmekihiline logistiline blokaad. Kütus ja varud hävitatakse massiliselt Vene tagalas. Kõik, mis jõuab läbi lähitagalasse, on samuti sihtmärgiks, kuna rünnakud sõidukite, kütuselao ja laskemoonaladude vastu on viinud selleni, et Venemaa saadab välja üksikuid sõidukeid, kui neil üldse on sõidukeid, mida välja saata. Hersonis pole selgelt ühtegi sõidukit, samuti pole seal maismaa roboteid. Vene sõdurid peavad muutuma aeglaselt liikuvateks märklaudadeks tapatsoonis, kui nad üritavad kanda laskemoona ja varustust 10 kilomeetrit rindele, mida enamik neist sõduritest kunagi ei näe. Ukraina droonid hävitavad nad juba ammu enne, kui nad suudavad oma lasti sinna viia, kuhu seda vaja on. Venemaa lähenemine logistikale tundub nüüd täiesti vananenud, kui võrrelda seda Ukraina geniaalse eesliini maapealsete robotite kasutamisega. See ei tähenda, et Venemaa ei püüaks meeleheitlikult matkida Ukraina maapealsete robotite logistikarevolutsiooni. Me valetaksime teile, kui väidaksime vastupidist. Nagu Pravda teatas mais, sai Venemaa oma esimese maapealse robotisüsteemi tegelikult juba 2024 aastal. Kuid, nagu sageli on juhtunud, ei mõistnud Venemaa, kui olulised need robotid tegelikult olla võivad. Ja isegi kõigi oma ressurssidega pole Venemaa piisavalt investeerinud maapealsetesse robotitesse, et vältida olukordi, kus koormatud sõduritele antakse käsk kõndida 10 kilomeetrit läbi surmavate Ukraina tapmistsoonide. Numbrid näitavad erinevust Venemaa ja Ukraina vahel maapealsete robotite osa. Pravda sõnul on Venemaal umbes 20 ettevõtet, mis toodavad 20 erinevat tüüpi maapealseid roboteid. 12 neist ettevõtetest on lääne sanktsioonide all, mis ei aita Venemaad sugugi. Vastupidiselt sellele on Ukraina ainuüksi 2026 aasta esimeses kvartalis heaks kiitnud 67 uut tüüpi maapealseid roboteid. See on rohkem kui kahekordne arv robotitüüpe, mida Venemaa on kokku arendanud, ja seda kõigest 3 kuuga. Ukraina investeerib samuti palju selleks, et tuua rohkem maapealseid roboteid rindele. 2026 aasta esimesel poolel on Ukraina juba tellinud umbes 25 000 robotit. See on rohkem kui 2 korda rohkem roboteid, kui kogu 2025 aastal osteti ja Ukraina ei kavatse sellega piirduda. Zelenski sõnul on plaaniks toota aasta lõpuks umbes 50 000 maismaarobotit. Ja pea meeles, need robotid ei ole nagu FPV droonid. Nad ei tee kamikaze missioone, mis tähendab, et nad ei ole ühekordsed seadmed. Ukraina saab neid roboteid korduvalt kasutada, kuni Venemaal õnnestub need hävitada. Kui Ukraina suurendab oma tootmist veelgi, on tal eesliini sõdurite asemel tõeline maapealsete robotite armee. Mis puudutab Venemaad, siis neil on see, mida me näeme Hersonis. Aegunud käsitsi logistika, mis ei suuda vastu seista Ukraina tapatsoonide toorele jõule. Vaatame laiemat pilti. Miks on oluline, et Ukraina püstitab taas uusi rekordeid maismaarobotite kasutuselevõtus? Oleme rääkinud tööjõu asendamisest ja see on kõige ilmsem eelis. Iga maismaarobot rindel säästab ühe sõduri elu, kes muidu oleks pidanud minema logistikaülesandele, kui seda robotit poleks olnud. Sõja arvestuses tähendab see ühe ressursi kasutamist palju väärtuslikuma ressursi säästmiseks. Aga kui me räägime arvestusest, peame rääkima ka kuludest. RBC Ukraine andmetel maksavad maapealsed robotid, mida Ukraina ehitab, tavaliselt 2–40 000 dollari vahel. See on tänapäevases sõjapidamisest ühine summa, eriti platvormide kohta, mis suudavad teha kõike, alates varustuse vedamisest ja sõdurite evakueerimisest, kuni miinide paigaldamise, FPV droonide käivitamise ja isegi iseseisvate rünnakute läbiviimise. Võime teha ka lihtsa arvutuse ja näha, et Ukraina kulutab 2026 aastal maapealsetele robotitele
100 miljonist kuni 2 miljardi dollarini. Aga kui need robotid täidavad nii palju ülesandeid ja päästavad selle käigus elusid, siis hakkab miljarditesse ulatuv investeering mõistlikuna tunduma. See on eriti ilmne, kui näeme, kuidas maapealsed robotid muudavad täielikult rindelõiku, mida Venemaa püüab liha ja metalliga valitseda. Mõlemad ressursid on Venemaal praegu otsakorral, mis teeb Ukraina ülemineku maapealsetele robotitele veelgi olulisemaks. Zelenskõi on juba nimetanud seda tehnoloogiat järgmiseks suureks sammuks sõdurite elude päästmisel. Ja see, mida ta selle all mõtleb, on lihtne. Ukrainal on omaenda tööjõukriis ja need robotid aitavad seda lahendada. Pärast enam kui 4 aastat kestnud sõda on Ukraina sattunud raskustesse värbamisega. Long War Journalit teatel, et ajateenistusest kõrvalehoidmine ja juhtumid, kus sõdurid lahkuvad omavoliliselt, on sagenenud. Ukraina püüab neid probleeme lahendada. On kehtestatud lepingureformid, mis toovad sisse 3 tüüpi sõjaväelepinguid, kestusega 10 kuni 24 kuud, sõltuvalt sellest, millist rolli uus värvatu täitma hakkab. Ja ründejalaväelaste palk on tõstetud umbes $6700 kuus, mis on umbes 10 korda suurem kui Ukraina keskmine kuupalk. Uus edasilükkamise süsteem kaitseb sõdureid ka tulevase mobilisatsiooni eest pärast nende lepingu lõppemist. Siiski on Ukrainal isikuosseisu probleemid. Nende probleemide lahendamine on võib-olla peamine roll, mida maismaa robotid hakkavad täitma, kui sõda jätkub veel aastal 2026 ja ka pärast seda. Odavaim neist robotitest maksab vähem kui 1/3 ründesõduri kuupalgast. Seega oleks Ukrainal rumal mitte investeerida. Ja nende robotite kasutamisel saavad paljud neist sõduritest jääda rindeliinist tahapoole suhtelises ohutuses, juhtides oma roboteid kaugelt. Vähem riski sõdurile, parem logistika Ukrainale. See ongi lõppkokkuvõttes põhjus, miks Ukraina maismaarobotite tööstus plahvatuslikult kasvas 2025 aastal, suurenedes võrreldes eelneva aastaga 488%. Ja see kasv on selgelt jätkunud. Jalavägi ei kao kuhugi. Iga kord, kui Ukraina soovib territooriumi tagasi võtta, on endiselt vaja jalaväge. See kehtib isegi siis, kui me lisame maapealsete robotite kõrvale ka õhudroonid. Aga see, mida see uue põlvkonna masinate kasutuselevõtt teeb, on see, et see muudab jalaväelaste töö palju lihtsamaks. Maapealsed robotid varustavad vägesid ja evakueerivad haavatuid, samal ajal kui droonid sihivad Vene sõdureid nende kindlustustes. See, mis varem oli käsitsi tehtav protsess, kus logistikat korraldasid jooksjad ja sõdurid liikusid hoonest hoonesse või kaevikust kaevikusse, on nüüd muudetud sujuvamaks, et vähendada riski. Ja kui Ukraina suudab lahendada side- ja signaaliprobleemid, muutuvad maapealsed robotid veelgi olulisemaks. Mesh-võrke pakutakse välja ühe lahendusena ning need võivad olukorda täielikult muuta. Kuid isegi ilma nende tulevaste edusammudeta on Ukraina maapealsed robotid juba praegu murrangulise tähtsusega. Ukraina robotarmee püstitas juunis uue rekordi täidetud missioonide arvus. See tähendab, et 6 kuust 6 on püstitatud uus rekord. Ja me panustame, et juuli tuleb samuti rekordiline kuu. Ja siis august ja siis saate juba aru, mis toimub. Robotite revolutsioon toimub Ukrainas just praegu. Venemaa ei suuda sammu pidada. Venemaa sõdurid marsivad oma hukule, samal ajal kui Ukraina robotid on valmis andma oma panuse Ukraina võidule sõjas. Innovatsioon on kõige keskmes, mida Ukraina teeb. Ja on hetki, mil Ukraina leiutab kõige ebatõenäolisemaid relvi, millest ta teeb tõelised tapjad. Oleme näinud igasuguseid lahendusi, alates maapealsetest robotitest, mis kannavad miine rünnakutele, kuni meredroonideni, mis hävitavad Vene laevu. Aga mida me polnud seni näinud, olid aiapostid. Jah, täpselt nii, aiapostid. Ukraina on välja töötanud märkimisväärse uue relva, mis on sama lihtne kui hävitav, ja sellest saad rohkem teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show kanalit, kus me analüüsime viimaseid arenguid selles, kuidas Ukraina peab oma sõda Venemaa vastu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!